Erakordselt soe nädala lõpp ja lähenev suvi annavad tunda ka sõidukites. Salongis läheb palavaks, vanemal autol keerad akna lahti, uuematel aitab leevendust leida kliimaseade. Selle seadme korrasolek muutub just nüüd ka aktuaalseks. Täna on kasutusel lausa 3 gaasi, mida siis kasutatakse kliimasüsteemides. Kõige vanem on täna siis R134A. Sellele siis järgnes, nüüd ütleme võib-olla kasutuses juba 10 aastat on siis R1234 gaas ja kõige viimasena uudisena, mida siis nüüd ütleme Mersu ja VAG Grupp ehk siis Volkswagen Audi Grupp kasutavad, on siis süsihappegaas. Esimene vihje selle kohta, et miski on kliimaseadmega lahti, sealt ei tule jahedust. Kui nüüd tõesti selgub see karm tõsiasi, et puhub sooja ja külma ei tule selle kliima sisselülitamisel. Kindlasti ega koduses tingimustes ei ole kahjuks seal midagi teha, et tuleb pöörduda servisesse ja ütleme siis teenindused, servised saavad siis seda teha, nad saavad siis kontrollida UV-lambiga, kui on kasutatud eelneval täitmisel värvainet, et on võimalik siis jälile saada, et kas kuskil on siis leke. Kui ei ole seda lekke värvi sinna sisse pandud, siis on ainukene variant on uuesti süsteemi proovida täita ja on sellised nuusutajad olemas, mis siis tunnevad siis selle gaasi ära ja annavad siis märku, kus kohas ta siis parasjagu siis leke siis on. Kui pikk see periood võib ikkagi olla, me oleme alati iga osa puhul rääkinud sellest kasutamisvälvast, mis te ise pakute, mis tooted pakuvad, et pikalt või kui pikalt aja tagant siis peaks ikkagi kliimasüsteemi täitma? Täitmise vajadust ei ole otseselt ette kirjutatud. Küll aga on ette antud hooldusvälp ehk siis kord aastas tuleks kliimasüsteemis vahetada õli. Ta on nagu iga teine sõlm, mis seal on kliimapump, mis käib ringi ja vajab õlitust. Ja täpselt samamoodi nagu mootoris on ette antud, et kas kord aastas või läbisõidu pealt vahetada, siis on samamoodi kliimasüsteemis, et kord aastas tuleks seal õli vahetada ehk siis hooldada seda süsteemi. Saame teile näidata ka kliimapumpa, mille rikke põhjustas just puudulik hooldus. Pump ei saanud korralikult oma tööd teha ja lõhkus siis pumba otsas oleva siduri ära. Et paraku see on lihtsalt tagajärg, mis siis juhtub, kui mitte tähelepanu pöörata õigeaegselt ja hooldada oma seda süsteemi. Samuti siin üks magistraaltoru, mis on kasutamise käigus rooste läinud ja lekkima hakanud. Seal süsteemis on filter, mis siis korjab kokku seda niiskust ja siis kõige on siis mustust. Ja järgmised on siis juba radiaatorid ja nii edasi. Ja kui nüüd süsteemis tänu lekkele on sattunud siis võõrosakesi, võõrkehasid, siis need kipuvad ära rikkuma siis neid aurusteid ja radiaatorid ja siis need ühenduskohti, et jällegi, et siis kas siis on mingid torud vajavad vahetamist, on see sama aurusti, kliima enda radiaator, neid võimalusi on seal väga palju, mida on siis võimalik ära rikkuda ja kui me räägime siin nendest kallimotsa autodest, kus on seal 2, 3 või 4 tsoonilised kliimasüsteemid, kus siis torud jooksevad ka taha välja sinna tagumise rea jaoks, siis seda rohkem on neid komponente, mis võivad vahetamist vajada ja see remont lõpuks võib päädida sul auto hinnaga. Oscar Service keti kuulub Tallinna piiril asuv Karla diislikeskus, mis on vaieldamatult diiselmootorite remondi ja hoolduses Eesti juhtivaid ettevõtteid. Me alustame ikka alati diagnostikast, eks ole, et teada saada, mis autol viga on ja vastavalt sellele siis hakkame viga otsima, kas siis on mingi pumbaviga, piusti viga, turboviga, ma ei tea, mingi plokikaan, rihm katki, mis iganes. Ega sealt edasi kuni mootori kapitaalremondini välja, eks ole, et me remondime piusteid, me remondime pumpasid, eks ole. Turbosid me enam ei remondi sellepärast, et neid ei ole väga otstarbekas remontida, et odavam tuleb sinna tehase turbo peale panna ja siis kõik muud komponendid. Muidugi teeme ka käiguosa ja ütleme siis alusvankrid, pidureid ja amorte ja mida iganes vahetame. Hammasrihmasid mootori juures ja õlisid ja hooldust ja kõike, mida auto juures vaja on, aga bensiinimootoritega küll natuke vähem. Karla autos on olemas nendeks töödeks ka väga spetsiifilised pingid ja Boschi tehniline tugi. Me oleme ikka Eestis ainsana praegu Bosch diiseltsentri staatuses, eks ole, mis tähendab seda, et me vastame kõikidele Boschi nõuetele, on ju lisaks ka Delfi diiseltsentri staatus, eks ole, mis tähendab, et ka Delfi nõuetele me vastame, on ju. Ja siis teised brändid, nii palju kui nendel täna on remondivõimalusi, siis ka nendel on meil kõik asjad olemas. Ainulaadne koht olete ka sellepärast, et te vist Eestis ainukesena olete võimelised ka tahmafiltrid läbi pesama, mis on tegelikult ka üks väga vajalik. Tahmafiltritega me alustasime paar aastat tagasi, kuna me nägime, et see turul on niisugune puudus sellest asjast ja väga palju lõhutakse autosid, kui võetakse need tahmafiltrid alt ära, et progetakse nad ringi ja siis pärast ei saa keegi aru, mis seal autol viga on.
Kokkuvõtvalt võib absoluutselt väita, et tegemist on diiselmootorite hooldus- ja remondi vallas Eesti tipptegijatega. Nüüd aga tänase saate tähelepanu küsimuse juurde, mille korrektselt vastanute vahel läheb loosi taas Boschi akukruvi keeraja. Võib-olla küsimus oleks selline, et kui tihti tuleks kliimasüsteemi hooldada ja selles süsteemis siis õli vahetada? Vastuseid ootame nädala jooksul ekraanil näha olevatel aadressidel.